Tere, sõbrad. Tulin nüüd siis vaatama, kuidas meie kurgedega siin teema on. Päeval sõitsin korra mööda, oli 2 tükki pesa peal. Aga nüüd nad on vist läinud toitu otsima ja keha kinnitama enne ööd. Ja võib-olla lihtsalt kurameerivad veel. Et eks ma kohe tõstan drooni ka üles ja lähen vaatan sisse, mis seal on. Mine tea, äkki nad seal pikutavad niimoodi, et neid ei olegi näha. Aga palun kannatust ja jään täna ootama. Nad ju peavad mingi hetk koju tulema. Ma natukene tuult ka, aga vahet ei ole. Teeme väikese lennukese ikka. Ma olen ise vaadanud ka. Ma olen varem ka vaadanud kõikvõimalikke videosi nendest toonekurgedest ja mida ja niimoodi vaatame ilusti suured uhked linnud. Ma vist varem olen ka rääkinud, aga selles mõttes on ikka päris jõhker, kuidas kasvatavad oma poegasid, kui neid poegi on liiga palju. Et kui keegi on selline nõrgem või haige, siis viskavad kas pesast välja, kui on juba nii suur, et alla ei kannata neelata, siis viskavad lihtsalt pesast alla. Ja kui on sedasi on veel väiksem, siis mingid videot täitsa nägin niimoodi, et kugistas poja häda ja siis tuli päris õõvastav tunne peale, aga teisipidi kui mõtled, ega siis vist vanas Kreekas vist oli ka olnud või Roomas või kus kohas see oli olnud, et oli ka niimoodi olnud, et kui poiss-laps sündis, et siis vaadati kohe alguses ära, et kas ta on tugev ja okei, et kui okei ei olnud, siis visati kaljult alla. Et kuidagi niimoodi ma mäletan ajalootunnis räägiti mulle, aga kas see oli päris õige või mitte. Nii et ma ei tea. Aga vaatame nüüd see kaamera, mis heli teeb, see tuleb väheke pinin ka peale äkki. Aga ma sellepärast täna istusingi pesuapteegi ette, et siis ma olen kaugemal, et siis äkki kogu see pinin peale ei jää, aga täna ma varun kannatust. Ma jään ootama, kas nad ei saa lõputult ära olla, küll nad tulevad. Et ma pean nüüd ikkagi pilti saama, eriti kahekesi, sest eelmine kord, kui ma filmisin, siis öeldi ka, et juba teine on, aga siis oli ainult üks. Aga täna ma ütlen, päeval ma nägin korra, et oli mõlemad pesa peal. Niimoodi, et lähme teeme esimese luure. Näete, nad on siia juurde igas sodi kandnud, et pehmem oleks ja ju siis nad ongi praegu seda pehmet kuiva materjali korjamas. Täna muidugi väheke sadas vihma ka, aga niimoodi, et igaks juhuks vaatsime ära, nägime ära, kuidas on ja ma jään valvama, siis on näha, kuidas nad äkki tulevad siia. Et äkki trehvab. Näete, niimoodi näeb välja. Vaatame, mis meil Järvakandi kohal toimub siin. Ilusasti kaugusesse vaatame. Üleval pool on kõrgemal on tugev tuul, ega ei saa väga kõrgele tõsta. Aga katsume. Ma olen täitsa üllatunud, see väike droon on, aga ütleme niimoodi, et pilti teeb hästi, aga näete, toonekurad tulid tagasi teise kaamera peale jäi. Nii et nüüd ma pean natukene kuidagi vaatama, et kuidas me saame niimoodi, et me neid väga kohe suure ehmatusega ära ei ehmata.
ma olen algul natukene eemale, siis nad nagu väga ei karda. Tasa ja targu lähme neile lähemale. Niimoodi jälgisin siin drooni üles ja ei näinudki, kuulsin järsku, et klõbistavad. Aga no nii, lähme lähemale. Ega neid muu ei häiri, kui häirib, siis häirib see pinine, kas nad muidu ei karda, aga eelmine aasta nad olid väga harjusid ära, nad ei teinud enam pärast väljagi, kui ma käisin seal neid filmimas. Siis kui pojad tulid, siis pojad vähekene olid algul ka pabinusega, pärast ei teinud väljagi enam. Vaade, kui ilusad nad tegelikult on ja väga vahvad. Sätivad oma pesakes seal ja kaheksa vaatab. Aga vaata, kui kahju on, et huvitav ei tea, kas nüüd on, mõlemad on eelmise aasta linnud või on emalind uus. Seda kahjuks ei tea, sest pikka aega emalindu ei olnud kohal. Et kas nüüd isa otsis uue paarilise endale või tuli ikkagi jõudis teine ka kohale. Las nad natukene jälgivad, vaatame päris põnev on niimoodi vaadata. Las nad natuke jälgivad, siis nad saavad aru, et see droon on täitsa sõber, ta ei tee mitte midagi. Aga näete, niimoodi ta siis sätib oma pesakest. Vaadake, kui ilusad puhtad nad praegu on. Ta näed suurt oksa paigutab. Vaadake, kui huvitav, kuidas nad teavad, et neid oksi peab just nii panema, kuidas nad seda oskavad. Kured on kohal, ma täna hommikul Lätist alustasin sõitu, Lätis nägin hommikul jumala palju oli kuldnokkasin, käisin endal aiamaal vaatamas, ma panin see aasta ühe lisapuuri veel, ei ole ühtegi. Et ei näe, kas me oleme nii palju põhja pool, et meieni pole jõudnud veel või mis teema sellega on. Aga vaadake, kui ilusasti nad siin meil. Lähemale veel vaatame, kuna nad kas lähevad kurjaks ka või lähevad. Aga see suurem on vist isalind, see, mis on nagu paremal pool, kui me vaatame kaamas, see on emalind, mis on väiksem. Sätib ka seal, vaatab, et oks ikka kindel oleks. Ma arvan jah, et see suurem on isalind, väiksem on emalind. Täna on hea ilm, ei ole väga tugevat tuult. Vähemalt droon ei anna märku, et oleks kõva tuul. Ta vaatab muga peaaegu tõtt nägu, vaata kui tore on. Mul akut veel on niimoodi, et ma filmin nii kaua, kui akut on. Siis vahetan akku ära ja lasen veel korra ülesse. Ja. Loodame, et seda pininet peale ei jää, et arvutiga sai teha küll niimoodi, et pininet ei jääks peale. No, paneme silmad kinni, jääb tuttu või? No, mis te jamatub. Daam ja härrakene, millal teil munakest oodata ka on? Eks ma arvan, et teil järgmine nädal vast on munake juba olemas. Vähemalt üks. Siis ma tulen, et siis on muidugi küsimus see, kui palju te seda munateemat näitate. Eelmine aasta ma nägin, teil oli seal 4 muna, aga lõpuks oli ainult
2 poega teil järgi. Päris algul ma nägin, oli 3 poega väljas, nii et kas selle ühe viis ära siis kull või ka keegi kugistas ära või, sest välja te ei visanud seda, keegi ei täheldanud, et oleks nagu välja visatud paadist. Aga okei. Hakkame nüüd vaikselt taganema. Näete, taganeme, saame ilusa kaadri siit. Niimoodi. Vahetame aku ära ja siis vaatan veel midagi, äkki nad hakkavad midagi toimetama seal. Nii. Vaatame, näitame siia ka teise kaamera peale ka, milline see droonikene välja näeb. Näete. Selline väike uhke putukas on, aga teeb sellist kõva häält. Täpselt siuke ta ongi. Nii et niimoodi ka. Tulen juhin siia enda juurde tooli peale taga istuma, las see puhkab natukene. No niimoodi. Nüüd oleme jälle eetris. Need eemad vaadates nii uhkelt seisavad seal. Ma tõstan drooni enne ülesse. Nüüd vaatame Järvakandile üldse ka peale, kuidas see asi meil on siin. 60 meetrit, 70 meetrit kõrgust. Niiviisi. 70 meetrit on kõrgust ja vaatame siis, kuidas siuke ilus päikeseloojang hakkab meil siin välja nägema. Ma ei tea, kui vahva on. Ma arvan korralikult üles suumida ja siis seal taga otse seal on see Sopi-Tootsi tuulepark, siiamaani on näha, kuidas käivad tuulikud ringi. Näete päikeseloojangu poole, seal käib Rail Balticu ehitus kõvasti. Aga võt, siuke tore Järvakandi meil on. Et homme peaks ilus ilm tulema. Ja teie olge tublid. Teie ikkagi kindlasti jagage seda videot ka ja ma arvan, et lastel eriti tasub näidata, sellepärast et niimoodi ikkagi toonekurekesi näidata. Toonekured toovad ju lapsi, kas teid mäleta seda siis või? Kui lapsed küsivad, kust ma tulin, võt siis saategi öelda. Vaadake, klaasimuuseum paistab siin taga. Taamal. Ja hopsti, niiviisi. Proua ja härra Jaak ja Jaanika. Nüüd ma tulen teid veel uuesti korra kaema siia. Nüüd vaatavad jälle, kes see tuleb ja piniseb siin. Põhiline mulle nii väike droon, et nad ei mõtleks, et see on hea maiuspala, et üritab äkki alla neelata, siis oleks küll paha lugu. Vaadake, kui ilus siukses valguses praegu. Ma lähen nii lähedale, kui vähegi saab. Kas nad hakkavad kuidagi mingit reaktsiooni ka teevad? Aga no nagu näete, nad isegi ei plagista mitte.
ja üldjuhul jääb sihuke mulje, nagu nad oleks sellega väga harjunud. Äkki need on mingid staarid ja nad on väga palju kaamera ees olnud. ja ärge nüüd riielgi ütlete, et ja pesitsemise ajal segad, näete, neid ei häiri üldse. Neil on ka hea meel, et saavad pildi peale. Vaadake, kui ilus. nii et vaata ja imesta. Vaadake, kuidas nad suudavad ühe jala peal seista ja teine asi, vaadake, kui lahedalt nad panevad niimoodi, nagu meie jalg käib põlvest ühtepidi, aga nendel käivad nagu põlvest jalad teisipidi, siis kui nad maha pikali heidavad. no näete, kui ilus ja tore. seal on puu ligidal, ma ei julge väga lasta, see on sinna okstesse kuskile kinni. aga ma loodan, et saan ringi peale teha neile. ahah, jah, näete. vaadake, kui vahvad. on ju ilusad. nii et tore oleks, et nüüd, kui ma iga nädal, mul muidugi vahepeal tekib sihuke moment, kus ma võib-olla pean hakkama Itaalias reisis käima, siis on nagu 10 päeva. et siis nagu päris iga nädal ei tule, läheb natuke üle nädal, aga põhimõtteliselt ma üritan kuni sügiseni nüüd iga nädal saada need filmi peale. et teie ka, kes te vaatate, kellel mahti on, kirjutage kommentaaridesse midagi, kes midagi huvitavat kurgedest teab. Teistel on ka huvitav lugeda sealt kommentaaridest ja mis kõige tähtsam, siis ma loen ise, saan targemaks ja siis ma saan mõnes videos rääkida või mõne ilusa toreda loo, mis värk on. ma olen nime poolest muidugi täiesti vabalt Facebookis leitav ka, Kallo Ojaste. et saate mulle sinna ka kirjutada mõne toreda loo, siis ma saan järgmise video ajal näiteks ette lugeda. oleks väga vahva. me hoiame meie Jaagule ja Jaanikale siis pöialt, et järgmine nädal oleks munad olemas ja siis oleks meil ju tore, on ju. nii et vaadake nüüd ise, vahva on. nii et selleks korraks aitab küll, sest neil on ka vaja tuttu minna. niimoodi, et olge siis tublid, pange pöial, jagage seda kanalit, sest tõsiselt jagage oma Facebooki lehe peal ja ma tahaksin nii väga selle Järvakandi TV lehe kuidagi käima saada. ja niimoodi normaalselt, et siis oleks igast huvitavaid asju teha, sest kui tellijaid on vähe, vaatajaid on vähe, siis ei saa, näete, see on klaasivabrik seal, või mis klaasivabrik, see on klaasimuuseum seal, need vanaaegsetes majades. niimoodi. aga okei, las ta siis jääda. nii et ilusat päikesepaistelist nädalavahetust teile kõigile. ja panen nüüd oma kodinad kokku ja siis lähen koju. tore, et mul kannatust jätkus. kõike kena. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Return to home. Oh. Landing.
oh jah